Tervist, ma ei hakanud järjekordset e-kirja kirjutama, aga juhiksin tähelepanu mõningatele kasutusmugavustele ja asjadele siis äpis, äkki on neid võimalik parandada. Et üks murekoht, mis äpis on see minu jaoks, kui on vaja hakata registreerima riket, siis kui nüüd uue rikke soovin registreerida, siis esmane nii-öelda by default valik on mul masinad ja see vist tuleneb ka suuresti sellepärast, et nii-öelda desktopi versioonis, kui teha lahti hooldusmooduli alt remonttööd või rikkede probleemid, siis on ka sisse lülitatud menüü masinad ja seadmed by default, mitte tööobjektid. Et mida sellega siis mõtlen, on see, et see on siis vot selline koht siis, kui desktopi menüüs. Ma ei tea, kas on seotud omavahel, suure tõenäosusega on. Nii remonttöödel on näha, et masinad ja seadmed on vaikimisi, kuigi võiks olla tööobjektid. Ja täpselt sama asi on ka rikete probleemidel, et on vaikimisi sisse lülitatud masinad ja seadmed. Et selles mõttes on jube tülikas, et kui nüüd tahta riket registreerida, siis peab hakkama siit nii-öelda siis swipe'ima kuskile poole, et jõuda lõpuks nende objektide nimekirja, mida on vaja. Et äkki oleks võimalik see objekti nimekiri viia hoopis loendi nii-öelda etteotsa siia masina asemele. Et teeks natuke see elu lihtsamaks. Teine asi on see, et osades menüüdes, kui tagasi klõpsata siia main nupu peale, justkui töötab ja osades menüüdes ei tööta. Näiteks selles menüüs, kui vajutada main nuppu, läheb ta ilusti tagasi, pole probleemi. Aga mõnes teises menüüs on niimoodi, et main nupust ei saa tagasi, vaid sa pead ise läbi ammustama, et kord siis on see main nupp töötab nagu tagasiiva nupuna, teine kord on see, et sa pead lihtsalt tagasi ennast swipe'ima. Et seal peaks olema kuidagi ühtemoodi, et kas siis niimoodi, et igal pool see main nupp viib sind üks samm menüüs tagasi või siis niimoodi, et igal pool see nupp on olemas, aga sa pead kogu aeg tagasi swipe'ima. Et see kasutusloogika oleks ühesugune. Teine väike mure on keeltega, et siin kui näiteks riket nüüd soovida registreerida, lähen siit nüüd objekti peale ja kui ma hakkan riket registreerima, siis see keeled ei ole nagu lõpuni, eesti keel ei ole eesti keel, et kord on eesti keeles, see natuke inglise keeles ja jälle eesti keeles. Et sama mure on ka, kui valida vene keel ja meil osad kasutajad on nii-öelda emakeele poolest venekeelsed ja selles mõttes nemad kasutavadki nii-öelda venekeelset versiooni. Et kas on võimalik niimoodi, et kui need lisamenüüd lahti hüppavad, et need oleks siis vastavalt ikkagi et kui siin on näha, ma peal vajutan, ta ei vii. Kui ma nüüd swipe'in, siis ta läheb tagasi. Et see nupp tuleks ka teha ühe sama loogikaga siis igal pool. Et kui need väiksed mured saaks lahendada, siis saaks jälle vaadata mingi järgmise asja, mille kallal nokitseda.